ma nüüd sain sisse äriklassi salongi, olen siin terrassil, joon väikest kihisevat selle šampanjas on kaava, aga noh, sama tehnoloogia, mis šampanjal, natuke pikem minemalide lubatud nimekiri, aga no mis teha. Ja kas on parem kui esimese visiidi ajal? Jah, väga sõbralikult tervitati, toitude valik oli suurem. Ma arvan, kui ma käisin hommikul, siis oli lihtsalt selline närvilise mõhkond natukene, inimesed olid unised ja torssis. Aga siit moraal, et andke teine võimalus, et kui on, kui esimene kord läheb viltu, siis võib-olla teine kord ei lähe. Ja ma arvan, et ta on nüüd parem, ta ei ole enam mul, et enne tänast visiiti oli mul kõige põhjas see salong, et isegi hullem kui see Aspire'i oma selle Amsterdamis, mis on päris õudus. Aga nüüd ma võin talustab ülespoole. Nii et pole siin hullu midagi. Ja siin terrassil on väga meeldiv, siin on lennukid kohe selja taga ja nii et tervitan siis LHV-li, kes on, kui te tahate siia tulla, siis on muidugi peaks olema äriklassi pilet, aga kui seda ei ole, siis Kärdlasse ei saa äriklassi minna, seal ei ole mingit äriklassi, ma olen seal esimese reas, aga turistiklassis, siis on võimalik osta pilet, see pilet maksab natuke liiga palju raha minu jaoks, et siis targad inimesed guugeldavad ja avastavad, et on olemas ka vahendajad, kes põhimõtteliselt need firmad, mis müüvad neid aastaseid kaarte, müüvad ka üksikpääsmeid, nii et nende firmad mina ostsin endale pääsme 29 euro eest, mis on tavapääsme vist 45, kui siit osta letist, nii et ja selle eest ma kavatsen siis juua mõned klaasid šampanjat või seda kaavat, eks ju, ja võib-olla kohvi konjakiga hiljem ja natuke süüa ka. Nii et veel kord, hea meel, et ma andsin teise võimaluse. On päris korralik salong. Ei viris enam nagu pärast oma eelmist visiiti.